Tere tulemast kuulama saadet Password ja täna on saatekülaliseks strateegilise loovagentuuri juht ja asutaja Einar Tiimla, mina olen saatejuht Hando Sinisalu ja kuna see agentuuride maastik on päris kirju ja tegijaid on palju ja tihti on raske aru saada, et kes on kes ja mis on mis, siis Einar, alustuseks räägi, mida see strateegiline loovagentuur siis täpsemalt tähendab ja kuidas te selles agentuuride maastikus täpsemalt, kus te paiknete ja mis teie eripärad on? Tervist ka minu poolt, Hando, ja kõik kuulajad, vaatajad. Tõsi ta on, et agentuuride maastikul on natukene palju sellist overlappimist või segadust, et agentuurid on sarnased, raske on vahet teha, et kelle käest siis teenust küsida ja mida keegi täpsemalt teeb, et strateegiline loovagentuur, me oleme positsioneerinud ennast sinna sellepärast, et me alustame enda tööd alati strateegiast. Tänaseks on meil põhimõtteliselt igaks teenust, mis me teeme, on töötatud välja väga head strateegilised sellised metoodikad. Ja kui me oleme strateegia ära teinud, siis tegelikult kaob ära see selline edasi-tagasi saatmine kliendiga, et paljudel on tõenäoliselt see kogemus, et nad võtavad mingi freelance disaineri näiteks või mõne väiksema agentuuri ja nad paluvad midagi teha, annavad briefi ja algab töö, tehakse töö ära, mingi näiteks visuaalne asi. Natukese aja pärast tuleb see tagasi ja inimene vaatab, see pole päris see, mida ma tahaks, et teeme väiksed muudatused. Tehakse need muudatused, jällegi disainer teeb tööd, saadab tagasi selle, ta vaatab, et et see aeg, mis ma sellele ikkagi juba olen planeerinud, on juba läbi, aga no teeme lõpuni selle töö ära. Siis klient vaatab, et ikka pole päris see, et nagu teeme selle muudatuse ja tolle muudatuse, et klient hakkab tegelikult alles siis mõtlema, kui tal on mingid esimesed näidised käes, et inimesed kõik ei ole nii visuaalsed ja need oska kohe ette mõelda selliselt. Selle kohta on hea ütlus, et ma ei tea, mida ma tahan, aga kui ma seda näen, siis ma tunnen ära, eks ole. Just, ja selle vältimiseks me oleme teinud strateegiad, et me räägime ikkagi kliendiga enne kokku, strateegiad on kõik koostöös kliendiga meil ja me saame väga täpselt aru, mida klient soovib, et me vähendame seda tühja tööd, et mida paremini sa ette teed, ma ei tea, moodboardid ja strateegilised sellised võtted, et milline klient peab olema täpselt, keda ta peab kõnetama, mis on tema kõnetoon ja nii edasi, siis sa saad parema tulemuse ja kiiremini. No, strateegiaga on tihti see, et kui siis agentuuri klient, see ettevõtte või turundaja tihti ise ka ei tea täpselt, mis see strateegia on, et siin ma olen ise ka kunagi aastaid tagasi agentuuris töötanud ja tihti oli see asi, et ega klient ka täpselt ei teadnud, mis ta tahab, et see oli umbes selline tunne, et paralleel siis, ma ei tea, taksoga, et istud taksosse ja juht küsib, et kus me sõidame, ma ei tea, et sõida ringi, et mingi koht meeldib, siis tulen maha, eks ju. Lihtsalt sõidame. Jah, et tihti jäi mulje, et see loovtöö on umbes samamoodi, et selline üsna juhuslik, et isegi kui agentuur soovib seda strateegiat pakkuda, siis lihtsalt vahel võib juhtuda, et klientidel ei olegi seda strateegiat, et nad tegelikult täpselt ei teagi, mis nad tahavad. Jah, seda on tihti ja on ka nii, et vahest ka klient teab, mis ta tahab. Tuleb kohale, ütleb, et ma ei tea, ma sooviksin teleklippi ja siis me hakkame alles uurima, et miks tal seda teleklippi vaja on, kas see on üldse õige sihtrühm, keda ta püüab, kas keegi telekat vaatab üldse nendest, kes tema sihtrühm on. Ja siis tuleb välja, et polegi vaja, et tegelikult see strateegia on nagu väga tähtis osa protsessist, et ja osad kliendid ei tahagi seda ja osadega see nagu töö ei algagi sealt, aga meie puhul siis 90% meie klientidest alati nende töö algab strateegiast. Aga kes see teie vastaspool tavaliselt on, et on see turundusjuht, mõnes ettevõttes ei olegi turundust tänapäeval, et on mingid teistsugused funktsioonid, eriti B2B valdkonnas on tihti kas mingi äriarendus või müük hoopis tegeleb turundusega, et võib-olla nemad on siis natukene selles loovprotsessis ka vähem kogenud, et kuidas see teie kogemus siin on, et kes need kõige paremad partnerid on ja mida see partner, millistele nõudmistele või tingimustele ta peaks vastama, et temaga üldse saaks normaalset tööd teha? No meie ideaalklient, samamoodi oleme ise endale ju strateegiliselt mingid asjad paika pannud, me teame täna, kes meie ideaalklient on, et tema on ikkagi B2C ettevõttes turundusjuht, kellel on väga väike turundustiim või siis on üksinda seal ja meie oleme tema siis käepikendus või laiendus. Me oleme selline partner, kes suudab kliendiga kaasa mõelda, suudab ka proaktiivselt asju talle soovitada, et sellepärast me nagu partnerlusvormis töötame kõige paremini. Ja kõige parem klient on ikka see, kes agentuuri usaldab.
et see on nagu üks alguspunkt, et kui sa usaldad agentuuri, te olete asjades ühel meelel, ühel arusaamal, asjad on selgeks räägitud, siis sealt tuleb nagu väga hea tulemus alati, et me pigem oleme nagu tulemusele selles mõttes orienteeritud tihti, et mitte ainult selleks asju teha, et midagi lahedat või ilusat teha. Aga see usaldus ei teki ju niisama, et tihti selleks on vaja koos soola mitu puuda ära süüa või nagu käia läbi siis kõik need kõrg- ja madalhetked samamoodi, et see usaldus tekiks, et kuidas sinu kogemus on sellega, et kas saab üldse olla niimoodi, et tuled võõrasse agentuuri, pole enne üldse koostööd teinud ja siis äkki kohe usaldadki, või eeldab see ikkagi mingisugust ühist ajalugu? No ma usun, et teenusäris üldse usaldus on üks kõige tähtsamaid krediite, et ükskõik mis teenust sa pakud, sa pead ju tekitama inimesest selle usalduse, et ta tahab sinu käest seda teenust saada. Mis tekitab usaldust, siis sellist sorti äris nagu agentuur, referentsid, tehtud tööd, need kliendid, keda sa teenindad, nende logod ja nende tagasisided nende inimeste poolt, kes on sinu tööga rahul olnud. Ja samamoodi ka siis word of mouth turundus on võib-olla kõige parem turundus, et kui keegi soovitab sind, ütleb, et kuule, et ma sain nende käest väga abi või kuuleb sinu mingist, ma ei tea, mingist probleemist, mis sul hetkel on turunduslikult ja mida sa püüad lahendada, ütleb, et kuule, et ma sain Häkist väga head abi ja selle peale siis inimene tuleb, et see on kõige parem turundus. Aga kuidas see usaldus luuakse, et siis sul oli õigus, et eks see tuleb omajagu soola ära süüa, et mida pikemalt sa kellegagi koostööd teed ja see koostöö on edukas, seda rohkem seda usaldust tekib. Mõistetakse üksteist poole sõna pealt ja nii edasi. See kõik võib alati muutuda, turundusjuhid võivad muutuda, projektijuhid võivad muutuda, et tasub seda stabiilsust hoida. No tihti on, see on ikkagi inimeste vaheline äri ja tihti on see niimoodi, et kui näiteks sellel konkreetsel turundusjuhil ja projektijuhil on väga hea klapp oma vahel, hea keemia, et siis kui üks nendest muutub, et vahetab töökohta või läheb ära, et siis enam ei ole nii hea keemia, et see tegelikult sa võid kõik protsessid ja kõik asjad ju paika panna, aga ikkagi lõpuks inimesed omavahel suhtlevad, et kuidas seda tagada, et see kliendi suhe ei põhineks ainult sellisele isiklikule keemiale või sümpaatiale, vaid et seal oleks nagu mingisugune natuke tugevam vundament. Noh, ma ütleks, et kui sa teada saad, siis räägi mulle ka, aga ma võin enda kogemusest rääkida. Et ma käisin siin mõned aastad tagasi, proovisime Dubaisse eksporti teha ja olin palju Eesti riigist ära ja ma nägin, et meil agentuur selleks ajaks oli päris suureks kasvanud, tolle aja kohta hästi kiiresti kasvanud, meil oli 14 inimest tööl ja ma nägin, kuidas mingid kliendid jäid kuidagi ootama rohkem minu tähelepanu ja ma sain aru, et kliendid on minu küljes kinni. Et pärast seda ma olen püüdnud seda vältida, et kliendid minu küljes kinni on, ma käin seal kord kvartalis klientide koosolekul, vaatan, et kõik toimiks, kui projektijuhil on probleem, ta räägib mulle, et ma ei lase klientidel otse minu poole nii kergesti pöörduda, et pigem ongi see, et projektijuht peab hakkama saama kõikide probleemide lahendamistega, see lähendab teda ka kliendiga. Nüüd, mis puudutab seda, et projektijuht vahetub, no siis ongi, et see minu touch jääb ikkagi alles, ma ise olen ka personaalselt seotud klientidega ja käin aeg-ajalt koosolekutel ja püüan nagu kaasa rääkida ja alati ennast kursis hoida, et meil on erinevad staatuskoosolekud, kus ma saan siis kursis hoida sellega, et mis iga kliendiga toimub. Et ma arvan, selline kombinatsioon praegu on meie jaoks kõige paremini töötanud. Ma ei saa öelda, kas see on õige või vale, et praegu viimasel ajal pole inimesed vahetunud, et kui nad jälle vahetuvad, siis näeb jälle, et aga oleme samamoodi kliente kaotanud kunagi selliselt, et tuleb uus turundusjuht ja ütleb, et näed, ma tahan hoopis nagu uut suunda või uut midagi muud ja mitte kuidagi ükskõik vahetad isegi projektijuhi ära, ta ei hakka klappima, sest tal on peas juba mingi teine agentuur, kellega tahab koostööd teha. No ta võib-olla toob kaasa mõne oma vana partneri üldse ja kellega on harjunud koostööd tegema. Aga üks teema on veel, mis igasuguses looväris, nii reklaamis, turunduses kui tegelikult ka mujal, ma ei tea, alates seal sisekujundusest või ma ei tea, mis tahes loovärist on kuidagi nagu loovinimestel on raskusi tihti tähtaegadega. Ja see ajab, ma tean, see on üks suur probleem, mida kliendid ka ette heidavad, et tihti, et väga head ideed, suurepärane loovus, aga kunagi ei saa õigeks ajaks midagi valmis. Et kuidas te seda väljakutset lahendate, et loovinimesed ja siis äriliselt väga olulised tähtajad, et need asjad klappima saab, et mis teie lahendus on?
no meie jaoks natuke võõras mure, et me töötame natuke nagu sihuke saksa masin, et varasematest kogemustest, et kus ma agentuuris olen töötanud, olen võtnud erinevaid asju kaasa ja näinud, et selline agentuur, mis on väga strateegiliselt üles ehitatud ja kus on protsessid paigas, et need töötavad kõige paremini ja nad on kliendi poole kõige paremini ja tegelikult seal jääb loovusesse kõige rohkem ruumi. Et me oleme siis sama asja üle võtnud, et meil on, saadetakse ajakava kliendil näiteks, me hoiame ajakavadest kinni, meil on projektijuhtimise tarkvara, kus me jälgime kogu aeg, et me püsiksime ajakavas, et väga harva, väga nagu midagi drastilist peab juhtuma, et me jääksime hiljaks, et ma ei tea, keegi peab haigeks jääma väga pikaks ajaks, et väikse tiimiga, siis see tekitab probleeme, et sa pead otsima kellegi asendaja või midagi sellist tegema, aga üldjoontes meil ei ole tähtaega ega mingeid probleeme. Ja see struktuur, ma olen näinud, et meeldib meie loovinimestele ka, eks see mõnes mõttes surub, aga see meeldib ka neile. Ja kus see põhiprobleem tihti tuleb, on sellest, et tagasisided helinevad. Meil on lepinguliselt ja juba pakkumist alla kirjutatud, et mitu päeva on tagasisidestamiseks kliendi poolt ja mis ajaks me peame midagi deliverdama, et kui see on kõik paika pandud, siis on lihtne asju ajada, et see on ühe korra pead selle süsteemi välja töötama ja siis implementeerima iga kord. No agentuuride äris on sellised keerulised ajad, et see on üks valdkond, mis ka saab AI poolt päris palju mõjutatud ja alles hiljuti on päris mitu vägagi auhinnatud ja tubli disainiagentuuri poe kinni pannud, et probleemiks, ma ei tea, kas AI peamine põhjus oli, aga igal juhul kliendid kuidagi ei osanud väärtustada siis seda, mida nad pakkusid ja ma kuulen ka pidevalt klientide käest seda, et kui nii-öelda vanadel headel aegadel tihti oli siis mingi üks peamine agentuur suurel kliendil, kelle käest siis enam-vähem kõik telliti, kas siis ka allhankeid ja muud, et nüüd siis ka suured ettevõtted tihti opereerivad nii, et neil on seal mingi 10 või isegi rohkem partnerit, alates freelanceritest ja väikefirmadest ja mõni suurem ka, ja ei ole enam niimoodi, et üks agentuur teenindab siis ühte klienti suhteliselt nagu otsast lõpuni. Ja see kindlasti paneb nagu surve ka peale, et tihti võib-olla tahetaksegi osta mingit väikest tükki, väga raske on seda hinnastada, eks ole, ja ütleme, et agentuuri jaoks ka see tulu planeerimine läheb päris keeruliseks, kuna sa tegelikult midagi ei ole garanteeritud, et täna ostetakse, homme ei osteta. Et kuidas sa näed, et kuidas sellises olukorras nüüd siis see agentuuri, kuidas ta saab kohaneda selle uue maailmaga? Et ma saan aru sellest küsimusest selles mõttes, et see kakuke on väiksemaks jaotatud ja igaüks tahab sealt oma osa saada, et tellitaksegi mitmelt agentuurit, et meil isegi on selliseid kliente, kus me oleme üks agentuuridest ainult, kes teeb mingeid asju. Ja ma näengi seda tegelikult, et ma mõned aastad tagasi sain sellest aru, et kui sa teed sellist sorti äri, mis on pakkumine, kliendi vastus, mingi ja siis tuleb alles töö, pärast seda saad arve välja, et nii ei saa nagu asjad toimida. Esiteks, mis me teeme, me võtame ette maksu, ennem kui me tööle hakkame, et see ei ole, ma arvan, meie valdkonnas liiga tavaline olnud, aga me oleme seda juba palju aastaid teinud. Teine asi, ma näen, et sa ei saa nagu ühes vektoris ainult töötada, et me täna oleme loonud endale nagu teised sissetulekuallikud samamoodi, et me mentordame, see sama asja, mida me tegelikult tööna teeme klientide jaoks, seda me mentordame, kuidas seda teha, me koolitame, eile just käisin, andsin brändingu koolitust, anname AI koolitusi, teeme koolitusi veel juurde, et hiljuti sai meil valmis selline koolituskeskkond nagu hackademy.ee, kus siis saab praegu võtta brändingu koolitust, aga lisame ajas juurde enda teisi koolitusi, et kõikidest teenustest, mida me tegelikult ise teeme. Ja samamoodi siin laua peal on mul loovusvihikud, et lase loovus vabaks on siin see klausel ja üks on ka siin, ma vaatan, et ilusa sükse järjehoidaga üks kiisu, kes siit vaatab, et on samamoodi Hando nimega siin, et aitäh. Selle ma annaksin sulle, palun. Aitäh, mul kass juba on, aga loovusvihikut ei olnud veel. Aitäh. Just, et see on ka siis, me oleme pannud tegelikult raamatusse kokku, ehk siis teinud enda teenusest ka toote, pannud raamatusse kokku selle, mida me ise teeme, et enda loovust käima saada, et meil on ka erinevad loovuspäevad või kui on mingi loovkoosolek, siis enne seda peab inimesed kuidagi käima saama, et seal on väga head harjutused sees, mida sa saad teha vahest ja saadki AI kõrvale panna, saad telefoni kõrvale panna, mitte sotsiaalmeedias scrollida, vaid teha midagi käelist ja sellist, mida sa pole ammu teinud. Ma praegu lehitsen seda vihikut,
mina 3 aasta pärast on siin üks ülesanne. Just. Milline sina, Einar, 3 aasta pärast oleksid? No ma loodan, et juuksed on veel peas, et ma olen korra need juuksed juba maha on kukkunud, et nüüd on Türgi soeng on peas ja loodan, et 3 aasta pärast on veel juuksed peas. Nii. Et töö nii stressirohke pole. Aga ma loodangi, et 3 aasta pärast ärilises mõttes ka on äri arenenud ja praegu on nagu mõnes mõttes raske öelda, sest AI võtab nii kiiresti üle, et millised meie tööülestanded täpselt on, et ma arvan, et me oleme siis sellised orkestreerijad ja meie inimesed ka tööl on sellised tiimijuhid ja nende tiimiks on erinevad AI agendid, et nad juhivad neid ja need teevad töö ära tegelikult, et me oleme tõenäoliselt 3 aasta pärast integreeritud agentuur, ma arvan, AI-ga integreeritud ja tõenäoliselt neid tooteid, teenused, mis me kõrvalt teeme, tuleb veel juurde, et me ei jääks ainult teenuse pakkumise juurde, et meil oleks konstantne cash flow ka teistest või rahavoog ka teistest siis sissetulekuallikatest. Aga kuidas see AI-ga töö täna käib, et selles mõttes, et väga paljud siin katsetavad ja proovivad, et alguses oli sellist, ütleme seda haipi oli väga palju ja siis ka pettumust, et tegelikult kõik, kes proovisid, nägid, et see pilt, mida AI abil tegid või see tekst, et ikkagi päris see ei ole ja siis kõik need hallutsinatsioonid ka sinna juurde veel ja siis nüüd tasapisi on AI läinud paremaks ja tegelikult inimesed ka oskavad seda võib-olla paremini kasutada siis ja tulemused lähevad paremaks, et kuidas see täna nüüd, kui sa oma agentuuri Häkki sellist igapäevatööd kirjeldaksid, et kui palju te seal AI-d kasutate ja mille jaoks? Me kasutame igapäevaselt ja üsna palju ja kuna ma ise olen ka kerge AI entusiast, et ma ei tea, kas see tuleb sellest, et mul on informaatika haridus või see tuleb sellest, et see on mingi uus maailm, mis mind jälle huvitab, aga kasutame palju. Pettumust loomulikult on ka palju, et tihti need reklaamid nendest asjadest on palju paremad ja väga raske on saavutada sellist tulemust, mida sa soovid. Aga see, mis ei olnud 3 kuud tagasi võimalik, on täna juba võimalik, et need asjad arenevad tegelikult nii kiiresti ja see hype aitab sellele kaasa võib-olla, et paneksegi sinna raha praegu ja see on selline suur mull, on ju. Aga kliendid saavad ju tegelikult AI abil ka väga palju neid asju, mida vanasti pidi agentuuri käest, ma ei tea, alates ideede genereerimisest näiteks, strateegilistele probleemidele lahenduste väljapakkumine, et ma olen siin ise näiteks oma väike ettevõtte puhul, kui mingi aeg tagasi mul oli vaja helistada või saada kokku targemate inimestega, et nõu küsida, et nüüd ma saan neid küsimusi õigest küsida, andes ka tihti andmeid sisse, siis ma ei tea, oma klientidest või käibest või mis iganes infot. Ja ma saan täiesti adekvaatseid soovitusi sealt, kuni sinnamaani välja, et ta pakub, et ma teen sulle ka tegevusplaani umbes mingi tunni kaupa ja hämmastavaid asju, et kui nüüd mõni klient mõtleb, et aga ma siin hakkan oma turundust tegema, et miks ma peaks seda strateegiat siis üldse agentuurist ostma, et ma siin promptin AI-d ja ostan natuke kallimad versioonid, mis annavad paremaid tulemusi ja saan hakkama. Eks see osaliselt nii ongi, et me mingi hetk nägime ka seda, et hakkas väga palju tulema briefe klientide poolt, kui nad soovivad midagi, mis olid AI poolt tehtud, hästi pikad, liiga palju lisaasju, mida tegelikult vaja ei ole sul selle informatsiooni jaoks, et pakkumine kokku panna. Ja siis tekkis mõte, et tegelikult peaks panema AI-d omavahel suhtlema, et siis meie AI võiks küsida vastu neid küsimusi, mis meil tegelikult vaja on, et see pakkumine kokku panna. Ja seal tihti on ka mingid punkte, mis inimesed pole ise läbi mõelnud, et nad vaatavad selle AI asja niimoodi üle ja nad ei tea võib-olla midagi, mis seal tähendabki. Et eks see on seda tekitanud, teistpidi mingi kliendid teevadki mingeid asju ise ära ja see on täiesti okei. Et me leiame uued viisid jälle, kuidas siis meie saame kliendile väärtust luua ja näiteks üks asi, mis me teinud oleme, meil on kontoris üks arvuti pandud vaatama, skautima, see on siis, me nimetame seda Hack Scoudiks praegu, selline test asi, mida me katsetame, et ta uurib meie valdkonna klientide kohta kõike, mis maailmas toimub. Anname kõige uuemad uuendused, mis nende reklaamides toimub, mis nende sotsmeedias toimub, mis strateegiliselt toimub või mis mingid piirangud maailmas on just nendes valdkondades, ma ei tea. Aga meil on kindlustusettevõtte kliendiks, meil on kaubanduskeskus kliendiks, et vastavad nendele teemadele. Ja see annab meile, see andmetöötlus annab väga kiire ülevaate, väga hea ülevaate sellest, et me saaksime proaktiivseid ideid välja pakkuda. Ja mida me kavatseme tulevikus teha, ongi see, et võimalusel müüa seda siis edasi, seda infot, mis me sealt saame, et klient saaks ka mingi kokku võtta siis iga mingi aja tagant, et näiteks
ma ei kujuta ette, see võib olla mingi 25 eurot kuus, on ju, sul tuleb näiteks korra kuus või paar korda kuus kokku võtta, et mis sinu valdkonnas toimub. aga klient saab ju ise ka panna oma arvutis kautima selles mõttes. Loomulikult seda kõik saab teha, ega turundustööd saab ka kõik ära teha, aga kõigil ei ole seda aega, teadmist ja oskusi, on ju, et kõikide teenustega on põhimõtteliselt niimoodi, et väga spetsiifilised teenused on, mida sa ei saa ise ära teha, et ma ei tea, koristusteenust sa saad ka ise teha, sa saad ise ka kontorit koristada. Hambaid siiski ravida ise endal on üsna ebamugav. Väga keeruline, väga keeruline, et jah, mingid teenused on, mida saad lihtsamini ära teha, on ju. Ja AI nii kiiresti ei vaheta seda hambaarstiga välja, ma arvan, isegi kui robot tuleb tegema, et kõik sellised juuksuri hambaarst jäävad ikkagi natukeseks ajaks veel inimeste pärusmaaks. Jah, see lumekoristus AI, see on ka üsna algeline veel, et tuleb ikka ise, et tihti ka nagu talvel sai mõeldud, et mingid artiklid panen AI kirjutama, ise tuleb ikka välja minna lund rookima, et võiks olla vastupidi, aga näed, praegu on nii. Aga tegelikult mulle tundub, et selle AI-ga on ka täna see, et kuna see on kõik nii lihtne ja nii palju infot, tegelikult see uputus on meeletult suur, et see oskus, nagu sa enne ütlesid, aru saada, et mida sellega siis peale hakata. Sest ütleme, info puudust kui sellist ei ole, et me saame enam-vähem kõik teada, mis vaja on, eks ole. Nüüd mingisugused järeldusi ka me saame lasta AI-l teha, aga nüüd seda hinnata, et kas see järeldus kuidagi ikkagi toimiks ka ja nagu kriitiliselt selle üle mõelda, et seda tuleb ikka täna veel ise teha. Aga selle häda, ma toon paralleele siin näiteks kas või teksti loome ja teksti toimetamisega, et tegelikult see ajakulu siiski, et ütleme, kui nii-öelda vanasti, siis keegi pidi seda teksti, oletame, et mingit helisalvestist meie tänast saadet maha kirjutama, eks ole, võttis seal mingisugune paar tundi aega, vigade parandus ja kõik, ja siis veel toimetamine ka, et läks seal võib-olla mingi 3-4 tundi aega, et täna me saame selle anda sisse AI-le, see võtab kõik kokku, ma siin just üks päev testisin, võttis kokku 15 minutit kõik valmis saada, aga nüüd see nii-öelda see kõrgetasemeline töö, et see ülekäija nagu toimetaja pilguga, et see ka nagu hea oleks, see võtab võib-olla pool tundi, aga nüüd see oskus, et sa suudaks hinnata, et see tõesti hea on, ja see on kõrgema taseme oskus, see juunior ei suuda seda teha. Ja nüüd, ütleme, kui ma peaksin seda teenust müüma välja, see tähendab seda, et ma ütlen kellegi, et kuule, et minu pool tundi maksab sama palju kui juuniori 4 tundi vanasti. Ja siin on see teatud tõrge, et tegelikult öeldakse, see on IT-s, loovuses igal pool on see, et klient ütleb, et te teete AI-ga kõik ära, teil läheb 3 korda vähem aega kui vanasti, aga miks te hinda ei alanda, et see tegelikult teil ju on nii palju efektiivsem töö ja minu käest küsid ikka sama palju raha. Ma olen nõus, et selline nagu paradoks on ja ma saan kliendi ja tellija nagu mõttest ka aru, et miks see nii on. Aga jah, ma olen täiesti nõus, et meil on sama lugu, et me oskame neid AI-sid paremini võib-olla juhtida kui inimesed, kes selle igapäevaselt kokku ei puutu. Aga me kasutame samamoodi need nagu juuniorid, et me ei saagi hinda alandada, sest tegelikult seal võib tulla vaadates seda, mis majandus on toimunud, ongi hea, kui ettevõttel tekib mingigi võimalus rohkem vahepeal teenida ka, mitte nulliga asju teha, et see on just hea võimalus praegu ära kasutada, aga ma ei näe jah, et selleks peaks hinda alandama, võib-olla kvaliteet läheb paremaks, võib-olla natuke lähevad asjad kiiremaks, aga sul on vaja ikkagi neid inimesi, kes soovivad täna väga head palka, kes on nii-öelda seeniorid, et hea näide veebiarendajast veebiarendaja teeb meil täna veebe niimoodi, et iga funktsionaalsuse jaoks on tal pandud agendid tööle, AI agendid siis, ja nemad on nagu juuniorid, nad teevad küll selle funktsionaalsuse ära, aga keegi peab selle kogu asja kokku panema, keegi peab seda arhitektuuri vaatama, kuidas need asjad käivad, keegi peab panema need asjad kokku kontrollima ja kõigest aru saama ja kui mingi viga on, oskame seda lahendada, et see ei ole niisama jah, et sa teed nagu see vibe coding nagu kvaliteetseid asju sealt täna välja ei anna. Ja siin ongi see küsimus, et ilmselt need, kes varem hinnastasid oma tööd ajapõhiselt või nii-öelda billisid tunde, et siis nendel on nagu selle mudeliga natuke häda, et tegelikult peaks ikkagi tulemuse põhiselt seda tegema. Just. Ja siis lõpuks ei olegi tähtis, kas see tulemus saavutati nüüd inimeste või robotite või kelle iganes abil. Aga see tulemust on vahest ka raske hinnastada, et me teeme sama, et me oleme juba varasemalt mingid asjad tulemuse peale hinnastanud, sest me teame nagu, mis see enam-vähem aega võtab, mis see pakett läheb, et ega lihtsalt inimene kuidagi see tundide lugemine on kuidagi ka vastuoluline, et klient hakkab neid siis lugema või vaatama ja kontrollima, et see ei ole päris õige minust, et see tulemusele
tulemuse pealt asja tegemine on palju õigem metoodika või niisugune vaade sellele, kuidas teenust müüa. Aga nüüd alati ei saa seda tulemust garanteerida, kui klient tahab, et tulemuseks oleks konkreetne müük, siis seal on nii palju faktorid, mida turundus ei tee, et see muudab selle keeruliseks. Jah, et teenuseäri on ikkagi isegi AI ajastul väga inimeste põhine, et see, kuidas inimesed omavahel klapivad, on oluline ja tegelikult sina kui inimene, Einar, et ma loen su LinkedIni profiilist seda, et sa nimetad ennast Unstoppable Creative Strategist ja lisaks oled sa ka Viski Akadeemia rajaja lausa vist. Tõsi ta on. Et väga sellised mitmekesised asjad, et kellena sa ennast nagu ise identifitseerid ja mis paneb, mis annab sulle õiguse üldse reklaamist ja turundusest rääkida, kes sa selline oled? See on hea küsimus, eks ma olen elus aru saanud sellest, et kui sa ise endale mingi ameti võtad, et see niisugune vahva lugu on sellega seoses, et olin kunagi ühel sündmusel ja seal oli mingi Pinksi mängiti. Üks naisterahvas, meesterahvas mängis Pinksi ja siis ma ütlesin, et ma olen kohtunik. No ja siis ma hakkasin lugema seal punkte ja nii edasi ja siis tekkisid mingid olukorrad, kus inimesed hakkasid omavahel vaidlema, et kas nüüd oli sees või kas see oli nagu õige ja kas sa olid käega kuskilt üle võrgu ja nii edasi. Ja siis mina olin see, kes nagu pidi lahendama seda olukorda, et ega me ise võtame need õigused, et midagi olla, et ega võimu ei anta sulle, vaid võimu sa võtad. Et ma olen eluaeg võib-olla selliselt asjadele vaadanud, et ega igaüks on enda õnnesepp. Ja mina ka, ma ei ole nagu mitte mingitel eeldustel ettevõtte juhiks selles mõttes saanud või üldse turundusega tegelema hakanud, et koolis ma olin niisugune väga keskpärane õpilane või isegi nagu niisugune probleemne õpilane. Gümnaasiumisse läksin 10. klassi, siis minu klassijuht ütles, et kuule Einar, sina küll seda gümnaasiumit ära ei lõpeta. Ma ütlesin, et lõpetan küll ja lähen ülikooli ka. Et ma olen läbi surunud selle, mis ma arvan kogu aeg. Ja eks mingid liidriomadused on ka tõenäoliselt olemas olnud, et juba lapsest saati olin alati kambajuht ja olen tahtnud kuidagi juhtida ja teha, et lihtsalt alateadlikult. Ja sealt edasi käisin loomulikult ülikoolis ka, õppisin tegelikult informaatikat ja kui ma käisin Norras koolis, et siis ma õppisin nagu multimeedia alasid natuke juurde, et Norras tollel ajal, mis see aasta võis olla 2009, midagi sellist, et Eestis väga Maci arvutid ei olnud näiteks, et Norras oli klassid täied Mace, meil olid kaamerad, millega me saime teha tudengitelevisiooni, igal reedel kanti üle kohalikus televisioonis, et multimeedia teemad hakkasid mulle huvi pakkuma. Sealt ma hakkasin tegelema videodega, tegin operaatori asju natukene, hakkasin, ma olin kujundanud tegelikult varem juba, alates sellest, kui lapsena mulle hakati saatma Reidi pilte, et kuule tuuni ma Reidi pilte, sest mul oli kodus arvuti ja mul oli Photoshop 2.0. Et siis mingid alused olid olemas, aga ma polnud seda nagu väga palju aastaid kuidagi väga teinud. Ja siis hakkasin sõpradel logosid tegema, hakkasin nagu erinevaid selliseid asju tegema ja videoprojekte ja veebiprojekte, mingi aeg hakkasin veebilehti tegema. Eks esimesed need veebid, et nendele täna ei tahaks tagasi vaadata, et need olid ikka nii kohutavad ja nii halvasti hukkust välja, aga iga kord õppisid ja arenesid, et nii see elu tihti ongi läinud, et kui ma võtan mingi sihi ja midagi mulle meeldib, siis ma pigem ei vaata seda, et või vähemalt noorus ma kindlasti vaadanud seda, et kas ma teenin millegi väga hästi, vaid pigem ma tahtsin alati teha seda, mis mulle meeldis. Et ma ei lasknud ennast väga kergesti ka juhtida, et need sellised alluvusprobleemid aitasid selle kaasa, et sa pidid ise mingeid asju tegema. No ja siis, kui sa ei taha eriti kellelegi alluda, siis ainuke võimalus on teha oma ettevõtte, et sa oled ise enda boss, eks ole. Just. Sa oled üsna avameelselt rääkinud ka sellest ekspordiloost, et üritasid häkiga äri teha Dubais. Et mis sa sealt õppisid? Ütleme, et Põltsamaalt pärit, väiksest kohast pärit poisile, et hakata järsku mõtlema, et sa oled Dubaisse, siis tundub natukene nagu imelik, aga jah, et see ambitsioon on selline olnud, et kuna meil nüüd oleks hetkeks kasvanud nii kiiresti, meil oligi 14 inimest tööl ja kõik nagu läks väga ladusalt, siis tundus, et mis see next step on, et ma nägin tegelikult ette, et tõenäoliselt tuleb majanduses mingi FM seis 2000, mis aasta siis 21, ma hakkasin vaatama, et tõenäoliselt tuleb mingi majanduses mingi teistsugune olukord.
ja et peaks mõtlema ekspordile, et Eesti turg jääb võib-olla liiga väikseks, turg on väga ära jagatud, et enda ellujäämise šansse suurendada, et siis tuleks välismaale minna. Ja olin ühe sõbra käest kuulnud siis sellise asja kohta, et EISis on selline ekspordiprogramm, saad rahastust ja saad eksportida. Ja tollel hetkel oligi avatud täpselt see EISi grant siis, et sa saad tänu sellele minna välismaale. Loomulikult sa maksad selle kõigepealt ise kinni, siis sa teisest taodelda raha tagasi enne tehtud asjade eest ja oma osalus oli ka täitsa arvestatav, et meil see projekt läks üle 100 000 maksma ja sellest üle 30 000 siis oli enda raha, et tegelikult päris suured summad väikse ettevõtte kohta. Mis siis juhtus, et selles mõttes mingit edulugu sealt ei tulnud, täna me Dubaisse tööd tee, et sain väga palju õppetunde ja olen neid jaganud ka teistele, et mis ma sellest õppisin siis, et kuidas eksporti peaks tegema ja kuidas seda peaks tegema just teenusäris. Ja mis lühidalt kokkuvõttes, mis see põhiline õppetund on, mida äkki meie kuulajatel oleks kasulik kõrva taha panna? Jaa, et esimese asjana tegelikult sa pead kohale minema ja asju tegema, et see, et me võib-olla võtsime päris pika aja, et ennem analüüsi turgu, saime aru, et okei, me peame uue kodulehe tegema selleks, et meil oleksid riided seljas, et kui te meie kodulehel olete käinud, siis me oleme kõik paljad, seal tundus, et okei, sinna konservatiivsesse turgu me ei lähe selliste piltidega, et riided panime selga. Tegime sellise veebi, tegime kõik muud asjad. Esimene tore lugu oli see, et esimest korda endasime siis Dubaisse, andsime seal mingi coworking space'is enda siis selle visiitkaardi ees küsiti, et oi, et mis teil siin pealkirjas äkki all on, et see küll on valesti, et me olime Google Translate'i kirjutanud sinna alla agentuur siis kohalikus tähestikus on ja see oli kuidagi valesti kirjutatud, ma ei mäleta, mis mingi nali oli sellega, et see oli nagu täitsa teine tähendus. Tegime kiiresti uued visiitkaardid, sest me olime ühele koolitusele seal minemas ja siis seal koolitusel saime juba õigeid visiitkaarte jagada. Aga jah, et ma arvan, et tuleks kohale minna asju teha, see on kõige tähtsam. Teine asi, et kui ma oleksin 3 kuud korraga koha peal olnud, siis ma arvan, ma oleks mingi äri seal püsti jäänud, aga kuna ma käisin seal 3 nädalaks umbes ja 8 nädalaks, siis see on liiga väike aeg, et sa saaksid network'ile. Sest nii nagu me rääkisime, ka Eestis on reklaamturundus ja niisugune loovtöö ja sellist sorti teenuse pakkumine inimeste äri, seal samamoodi. Ja seal on see sotsialiseerumine veel tähtsam, et see networking, sa käid erinevatel networking sündmustel, suhtled inimestega. Väga kiiresti sain koha peal aru ka seda, et särgid oleksid maha jätta, et see oli see midagi, mis meid eristas ja me ei teinud me ei saanud kokku ühegi kohalikuga, me alati olime ekspatidega kuskil koos, need, kes turunduse eest vastutasid, olid enamasti ekspatid ettevõtetes ja nendega saime laua taha. Aga ma olen ise ka konverentsiäri siis välisturgudel eksportinud ja ma olen üsna kiiresti jõudsin sellisele arusaamisele, et nii-öelda lõpptarbijale ehk et selle lõpp-pileti ostjale, et eriti väiksele ettevõttele, et see ei ole võimalik ehk et see nõuab liiga suurt ressurssi, nii raha kui aega ja siis ma valisin teise tee, lähenesin nii-öelda edasimüüjate kaudu ehk et leidsin partnerid, kes selle asja edasi müüsid ja see toimis, et ma olen nagu selle agentuuri äri peale ka mõelnud, et võib-olla äkki sul ja ka mõnel teisel agentuuril Eestis, kes on üritanud välismaal läbi lüüa, et äkki kohe loota sealt kliente saada, ongi see nõuab liiga rohkem aega, et seda ei käi paari nädalaga, et võib-olla lihtsam oleks leida mingi edasimüüja või selline nii-öelda hakata kellelegi allhankijaks ja selle kaudu õppida turgu tundma ja siis järgmise sammuna kunagi tulevikus nii-öelda lõppklientidele läheneda, et selle peale ka mõtlesid? Loomulikult, see oli meie esimene strateegia, et kogu selle aja jooksul tegime 3 korda niisugust pivotit või muutsime natuke suunda, proovisime erinevaid asju, et kuna aastane niisugune projekt oli meil, siis selle aastaga tuli enda asjad ära teha ja aasta on tõesti liiga lühike aeg, et üldse eksporti teha, et täna ma olen õppinud rohkem ekspordi kohta ja olen ka tuli siis sellises kogukonnas, mille nimi on Estonian Creative Collective, kes siis tegeleb eksportimisega. Meie suurim saavutus tänaseks on see, et me toome sellise reklaamisündmuse toome Eestisse, Tallinn 2027 toimub siis Eestis. Ja alguses esimese asjana siis samamoodi Dubais otsisin kohalikud agentuurid ülesse, ütlesin neile, näete, me teeme selliseid teenuseid, saame teile allhanget pakkuda, et kui teil on work overflow või on tööd liiga palju, et soovite kellegi ära anda või midagi, mida te ei tee, et siis me oleme selles asjas kogenud. Tuli välja, et
kohalikud agentuurid teevad väga selgelt teatud sorti ettevõtteid ainult teatud sektoris. Eestis on see, et turg on väike, sa pead tegema erinevaid sektoreid, sa pead kuidagi olema selline nagu, sa pead tundma erinevaid ärisuundasid, äriasjasid, aga seal sa pead väga konkreetselt tegema, kas sa oled healthcare, kas sa oled mingi retail, kas sa oled mingi muu suund on ja seal kinnisvara näiteks on ja et kõik on ühes suunas agentuurid on, et ei ole sellist asja, siis nad küsis meie käest ka seda suunda. Okei, tõime välja mingid asjad, mis meil põhilised olid on, aga tööks ei läinud, et paar korda küsiti meilt pakkumist, aga tööks ei läinud. Tegime kõnesid Eestist, et väga raske oli ka nii teha, et said natuke ka seal, tulid Eestisse, tegid mingi veebikõne, aga neil on lihtsam partneriga töötada, kui ta on lähedal ka on. Et neil on toad täis egiplasi näiteks kuskil, kes teevad tööd niimoodi ja nad vaatavad kaameratega iga päev, mis nad seal arvutis teevad ja tööd saavad tehtud kiiresti, kvaliteet ei ole nagu mitte midagi sellist, mida me siin pakume, aga see kuidagi connection on lühem ja see on kõik lähemal. Ja me ei tahtnud niisugust lihtsalt odavat aldavõttu teha, kus me teeme töö ära, vaid me tahtsime teha midagi, mis annab väärtust, et natukene erinev võib-olla huvi ka. Siis me nägime nii ei saanud tööd nii, võtsime järgmise asja, et okei, me oleme Eestis teinud erinevad kinnisvaraettevõtteid siin tol ajal eriti olime teinud, et kinnisvara kuidagi buumis ja vaatasime Dubais ka nagu kogu aeg ehitatakse. Hakkasime siis seda suunda ajama, tegime kõik maandamislehed, tegime endal materjalid, et läksime siis, hakkasime läbi siis selliste müügikonsultantide, kes meil oli, et kes kohtumisi kokku leppist, hakkasime jahtima neid siis kinnisvaraettevõtteid, me ei võtnud kohe kõige suuremaid ette, sest tuli välja, et kõige suuremad on tegelikult riigi omatud, võtsime väiksemad ja väiksemad andsid ka meile mõista üsna kiiresti, et Dubais kinnisvara ei müüda selliselt nagu teil seal Euroopas, et meil on 3 korda ennem üks korter ära müüdud, kui jõuab inimese kätte. Et seal kodulehed, brändid ei jõua valmis ennem, kui asjad on müüdud, sest see buum oli nii suur. Vaatasime, et okei, siin ei tagant ka edu ja siis vaatasime, et aasta hakkab otsa lõppema ja jõudsime startupidena, sest me olime ka startup Eestis teenindanud. Ja seal võib-olla me saime kõige lähemale inimestele ja seal saime kõige rohkem nagu tegelikult midagi teha. Äriks jällegi läinud, pakkumisi saime omajagu teha ja saime kohtumistel käia ja masseerida kohalik, et tundus, et see suund võiks olla see, kus nagu eestlastel on mingitki jõudu. Tänu sellele, et me oleme selline IT-riik, seda IT-rauda on taotud nii kaua, meil on kõige rohkem, vähemalt varasemalt oli meil kõige rohkem unicorn per capita, mis aitas väga seal kaasa, et nähti, et me oleme edukas startup eriti riik. Aga mis nüüd edasi, kas sa oled nagu sellest kogemusest nüüd kuidagi saanud sellise trauma, et enam ekspordisuunal ei taha proovida või mis enne ma küsisin sinu sellist 3 aasta visiooni, et kas proovid mõnda uut turgu või lähed Dubaisse tagasi? Nüüd ütleme nii, et elus on kogu aeg mulle öeldud, et sa ei saavuta midagi, sa ei saa midagi, et ega ma nagu liiga palju ennast lase heidutada igast asjadest, mis halvasti lähevad, et kõigil juhtub vahest midagi, et oli kõva põnts, tegime korralikud koondamised, lasime pool ettevõtet lahti ja läksime edasi, tegime enda asju, et osa kliendid kadusid sel ajal ära, sellepärast mind ei olnud olemas, et ma olin Dubais ja nad tundsid, et nad jäävad natuke üksinda. Tegime, restruktureerisime natukene, tegime enda asju ja põhimõtted ümber ja läksime edasi, et täna ma ütlengi, et ma olen seal ECC-s, mis on siis Estonian Creative Collective ja ma oskan selle võib-olla paremat nõu anda, kuidas me peaksime eksportima, et need kogemused on ikkagi väga raskelt saadud, aga kasulikud kõigile. Saate lõpuosas räägime veel natukene teie sellest strateegilisest loovusest ja kui nüüd mõni kuulaja näiteks mõtleb, et tahaks teie kliendiks hakata ja siis nii-öelda koputab teie uksele, tuleb teie juurde, et kuidas see töö või protsess käima läheb, et kuidas see briifimine käib, kuidas see strateegia täpsustamine käib, et räägi sellest natukene konkreetsemalt. No esmalt me ikkagi valideerime, et kas see klient on meile sobilik, et see on nagu meie jaoks kõige tähtsam, et me tahame teha nende klientidega tööd, kes meie tööd austavad ja kellest mis see tähendab? Ja ütleme siis esiteks see, et see austamise osa on see, et meil oleks sarnased väärtused, et kuidas klient meisse suhtub, kuidas mingid kokkulepped tulevad, et see on meie jaoks väga tähtis, et ei oleks nii, et me tahame partneri positsioonis olla, me ei taha olla sellist, kes midagi visatakse ja tehke ära, et seda on väga palju meie jaoks selles valdkonnas, ma arvan. Et täna me oleme sealmaal, et me saame endale sellist asju lubada.
ja sest partnerlusest tulevad lihtsalt nii palju paremad tulemid, et me oleme ikkagi alati süvenenud sellesse, et kliendil tuleks võimalikult head tulemused, me ei ole kuskil orienteerinud ei kuldmunadele ega auhindadele, me tahame päriselt head asja teha, mis toimiks, mitte et kui see auhind tuleb, siis see on alati lihtsalt lisa. Ja teise asjana siis, kui me oleme selles kokkuleppele saanud, siis me vaatame ka seda valdkonda, keda me teeme, et täna me mingeid tubakatooteid ja näiteks ei reklaami ja selliseid asju. Üldiselt meie siis kliendid on sellist valdkondadest, mis on meile sobilikud. Ja eks meie erilisus ongi, et need on väga keerukad asjad lihtsasti ära selgitada, et sellepärast on meil ka sellised B2B kliente üsna palju, kellel on keerukad tooted. Nüüd, kui me oleme nende klientidega kokku leppinud asjadesse, hakkame tööle, siis ideaalis alati alustame sellest strateegiast. See protsess on tavaliselt 3x3 tundi avastusseanssidega, kus me saame kliendiga kokku ja kõik see info on nendes klientidest tegelikult olemas. Nad ei ole võib-olla enda ettevõtte siseselt kõike seda läbi rääkinud ja palju asju nad ei ole kunagi agentuuri rääkinud. Me paneme need asjad paika, paneme üht dokumenti, mille me saame alati tagasi viidata. Sest kaob ära see asi, et me teeme mingit kampaaniat ja keegi ütleb, et kas see ikka kõnetab meie sihtrühma täpselt. Meil on hoopis teistsugused kliendid, eks ju. Just, et seda ei saa enam tulla, siis me ütleme, näete, palun, siin on see, kus me kokku leppisime ja see on see, mille järgi me asju teeme. Et kui me tahame seda muuta, loomulikult siis muudame, ja me vaatamegi aastas korra, vaatame selle strateegia üle, sest seal on ka selline äriline osa, et kõige paremad loovideed tulevad siis, kui sa paned persona vajadused, kes on sinu põhiklient, tema vajadused kokku sinu äriliste ideedega, mis sul on vaja ellu viia ja sealt tuleb parim loovidee. Toon näite. Jazzpesulad, meie klient näiteks, nende persona põhipersona on keskastme juht, tippjuht, kellel on tihti kiire, aga ta tahab head autopesu ja tahab lihtsalt läbi sõita kiiresti kuskilt ja minna järgmisel kohtumisel. Auto on natuke tema nägu ka, et kui puhas auto on, siis nagu on parem enesekindlam minna kohtumisele. Nüüd kliendi eesmärk oli müüa kuukaarti ehk siis sellist teenust, mis oleks subscription või igakuise maksega. Loovidee. Esimene loovidee, mis me selle pealt tuli, oli, et tehke fast lane selleks, et inimesed, kellel on kuukaart, saaksid mööda sõita kõigist tervest rivist ja auto ära pesta. Ja see võeti plaani, et mingitel uutel siis nendel pesulatel tuleb see fast lane ka. Praegu on lihtsalt neil see kuukaardi asi nii hästi tööle hakanud tegelikult pärast seda, kui me kampaaniat tegime, sest me teadsime täpselt, keda me sihime ja tänu sellele seal üle 300% oli müügikasvu sellel tootel või selle teenusel siis. Et neil on see nii hästi tööle hakanud ja neil on väga kiired pesulad uued, et need teevad nagu nii 4-6 minutit ühe autopesu, et kui sa näed, et järjekord on Jazzis, siis sa ikkagi mine järjekord. Pakun sulle ühe loovidee kohe juurde ka, et tehke sinna juurde ka nii-öelda tavaline pesu, siis riiete pesula, et kui see tippjuht läheb, et ta saab ka oma mingid särgid ja asjad kaasa võtta ja ära anda ja siis järgmine kord, kui ta uuesti autopesu pesema läheb, saab ta need oma särgid või muud pesud kätte, eks ole. Väga hea idee, peab Jazzil edasi rääkima, et ma olen ise vaadanud ka nagu käsipesulates, et välismaal tehakse juuksulõikust näiteks. Absoluutselt, see on selline tühi aeg, et mingisugune veerand tundi kaua see aega võtab, et sellega jõuab ja üht kui teist ära teha, et mingid muid teenuseid sinna juurde, eks ole. No jah, ma ütlengi, et see pesu tänav on muidugi Jazzil nii kiire, et seal sõidad sisse, 4 minutit saad jälle välja sinna, et see on nagu oma musta pesukoti jõuad ikka ära anda, midagi sarnast. Ja järgmine võtad vastu ja see on hea idee. Ja, et selge, aga põhimõtteliselt siis kas see strateegiadokumendi koostamine on juba nii-öelda hinnastatud, et see ei ole mingi asi, mis te teete kuidagi tasuta selleks, et klienti võita endale? Kunagi tegime tegelikult, et see on päris suur töö ja kunagi, kui me alustasime üldse, et võtsime väga strateegilise suuna, siis me tegime seda tasuta selleks, et kliente võita. Täna on see tasuline töö. Et see on erinevad paketid, et vastavalt sellele, mis suurus ettevõte on, mis need vajadused on, et siis vastavalt sellele anname kliendile paketi. Ta saab ju tegelikult sellega ka vajadusel mõne teise agentuuri juures, et selles mõttes ei ole intellektuaalne omand, ei ole teie oma, eks just, ole. Just, ja see ei ole kuidagi siduv, et klient teeb meie juures see strateegia ära või vabalt teise agentuuri juurde minna ja teisel agentuuril on ka väga hea dokument ees, kus nad näevad kõike selle kliendi kohta. Milline see klient on, keda ta kõnetama peab, milline kõnetoon, milline tema X-faktor näiteks, miks ta on unikaalne,
kõik sellised asjad me mõtleme juba seal läbi, persoonad on paigas, ärilised eesmärgid on paigas, turunduslikud eesmärgid, et noh, see dokument annab sulle nii palju. Kas see on mingi unikaalne teie enda välja mõeldud metoodika või on see kusagilt maha kopeeritud? Jah, great artist copy või kuidas see nüüd, good artist copy, great artist stiil. Jah, just. Et jah, see on kombineeritud kokku siis Jose Cavaleri core metoodikast ja siis mõnest meie asjast, mis sinna juurde on pandud, arhetüübid ja natukene meie enda mingeid kogemusi turunduslikest teemadest, et see on niisugune kombo sellest, aga ütleme see vundament ja see põhiasi on siis core strateegiast. Ega see ausalt öeldes ei ole ka mõtet sellist asja nii-öelda leiutada, sest maailmas on üldiselt need strateegiamudelid on ju suhteliselt sarnased, et väikeste eripäradega, et seetõttu ei ole selles midagi imelikku, kui te kasutate mõnda seni välja töötatud tuntud metodoloogiat. Ma arvan, et kõige raskem asi selle juures, mille pärast seda ei tehta tihti agentuurides, et agentuurid teevad strateegiat oma ette, ei tee seda koos kliendiga, on see müügi oskus, et nad ei oska seda väärtust kliendile selgitada ja seda maha müüa, et kliendid ütlevad, me teame küll, kes meie lõpptarbija on, me teame seda persoonat ja meil on kõik teada, et tegelikult ei teata, see pole kuskil kirjutatud sellisel viisil, et sellest oleks võimalik kasu lõigata. Nii, aga kes tahab siis proovida, kuidas see käib, võtke Einariga Häkkist ühendust ja äkki saab sellest alus pikaajaliseks toredaks koostööks, igal juhul aitäh sulle täna tulemast ja mõtteid vahetamast. Einar Tiimla Häkki asutaja juht oli tänase Passwordi saate külaline. Mina saatejuht Ando Sinisalu ja uute kohtumisteni.